Tere kõigile! Täna lahendame koos ühe eksamiülesande. See ülesanne on pärit 2019. aasta matemaatika põhikooli lõpueksamilt ja tegemist on ülesandega 5. See ülesanne on tasandiliste kujundite ülesanne ja täpsemalt räägitakse siin täisnurksest kolmnurgast. Tasandiliste kujundite ülesannete lahendamiseks peavad sul olema ka vajalikud eelteadmised ja kõige olulisem nendest on tegelikult funktsionaalne lugemisoskus. Et kui sa teksti ära loed, siis sa suudad seda olukorda endale ette kujutada ja saad aru, et mis sul antud on ja mida sa tegema pead. Siis kindlasti on tasandiliste kujundite ülesannetel sees ühikute teisendamist, võib-olla ka plaanimõõtu, nagu sa siingi näed. Ja loomulikult pead sa teadma siis kõikide õpitud tasandiliste kujundite omadusi ja ümbermõõdu ja pindala valemeid, sest et eksamil sa ju kunagi ei tea, et milline kujund täpselt selles eksamis ülesandesse võetakse. Ja loomulikult siis eksamis on ka Pythagorase teoreemi vaja kasutada, nii et isegi kui on tegemist ristkülliku või trapetsi ülesandega, siis seal kusagil on kindlasti Pythagorase teoreemi vaja kasutada. Kui sulle tundub, et mõni nendest eelteadmistest on sinul lünklik või sa päris täpselt ei mäleta, mida need tähendavad, siis enne tasandilise kujundi ülesande lahendamist ole hea, tee omale selgeks eelteadmised, sest siis on ka tegeliku ülesande lahendamine sinule jõukohasem. Alustame ülesande lahendamisega ja nii nagu absoluutselt iga ülesandega, siis palun loe kogu see tekst läbi ja proovi aru saada, et mida sa tegema pead. Siin on antud meil mingisugune mõõtkava, eks ole, mõõtkavast kohe räägime täpsemalt. Ja see maatükk, millest räägitakse, on täisnurkse kolmnurga kujuline, nii et juba kujutad omal peas ette täisnurkset kolmnurka ja antud on selle lühemad küljed, eks ole. Lühemad küljed saavad olla ainult kaatetid, et hüpotenuus on pikem külg. Nii, mis peab tegema? Kolmanda külje pikkuse leidma, ehk siis hüpotenuusi pikkuse. Siis peab tegema plaanijoonise. Vaat see on nüüd oluline koht, mitte lihtsalt joonist, vaid plaanijoonis. See tähendab seda, et peab kasutama neid külgede pikkuseid siis. Ja lõpuks peab arvutama siis selle maatüki ümbermõõtu ja pindala tegelikkuses. Vaat siin nüüd läheb meil vaja siis seda plaanimõõtu. Ma soovitan sul alustada tasandilise kujundi ülesande lahendamist alati joonisest. Siin on küll joonis punkti 2 juures, aga see järjekord ei ole selles mõttes oluline, et tee alati endal joonis ja pane kirja andmed, sest et see võimaldab sul nagu visuaalsemalt paremini aru saada, et mis siin ülesandes üldse on. Nii, meil oli täisnurkne kolmnurk, kaatetid 4,5 ja 6. Nii, teeme siis sellise täisnurkse kolmnurga, eks ole, kindlasti tuleb täisnurk ära märkida, täpikene ka sinna sisse ja joonisel siis mina soovitan kasutada siis tähistusi ja joonise kõrvale paneme siis kirja andmed. Ja tegelikult nüüd ongi meil see teine punkt tehtud, ehk plaanijoonis on meil tegelikult valmis. Ma tuletan meelde, see on täisnurkne kolmnurk, kus üks kaatet ongi 4,5 sentimeetrit ja teine 6 sentimeetrit. See peab vastama täpselt tingimustele, plaani tingimustele, kuna siin on öeldud, et peab tegema plaanijoonise. Nii, aga lähme siis edasi ja lähme esimese alaülesande juurde. Tuleb arvutada maatüki kolmanda külje pikkus plaanil. Mõõta saad sa siita juba tegelikult ära, eks ole, kontrolli mõttes, aga lähme siis arvutamise juurde. Selle maatüki kolmas külg on siis meie täisnurkse kolmnurga hüpotenuus ja täisnurkse kolmnurga külgi saab leida siis Pythagorase teoreemiga, eks ole. Jälle kasutan tähistusi kõigepealt ja samad tähistused, mis minul ka joonise peal on, et need kõik peavad alati klappima. Ja meil on vaja leida hüpotenuusi ehk siis seda C-d, eks ole. Ma kirjutan selle veel siis nii-öelda teistpidi välja, et see C oleks meil siis vasakul pool ja A ja B paremal pool. Ja kui ma tahan C-d hakata arvutama, siis pean võtma siis ruutjuure A ruudu ja B ruudu summast. Nii kuna mul A ja B on olemas, siis saan ilusti arvud asemele siia panna ja hakata arvutama, et ruutjuure alla tuleb 56,25 ja sellest saab ruutjuurt
kenasti võtta, nii et selle hüpotenuusi ehk siis maatüki 3. külje pikkus plaanil on 7,5 sentimeetrit ja võid ka siis joonlauaga üle mõõta, et kas sinu plaani joonisel see suurus klapib. Kuna see teine alapunkt on meil juba tehtud, siis lähme 3. juurde. Peame arvutama siis maatüki ümbermõõdu ja pindala tegelikkuses. Nii, vaid siin tuleb nüüd meil teha tegemist seal plaanimõõduga. Ja plaanimõõduga on nüüd niimoodi, et see tähendab siis seda, et 1 sentimeeter plaanil vastab 5000 sentimeetrile tegelikkuses ja ma soovitan alati selle siis ära teisendada nii palju kui saab, et mina teisendasin siis 5000 sentimeetrit 50 meetriks ehk iga sentimeetri kohta plaanil mõeldakse siis 50 meetrit tegelikkuses. Ja mis see tähendab, on see, et ma tegelikult, et leida neid maatüki mõõtmeid siis tegelikkuses, pean lihtsalt korrutama kõik need mõõdud, mis mul on 50-ga. Ja pane tähele, ma tähistan need ka ära, et kui plaanil on üks kaatet A, siis tegelikkuses on see kaatet A indeksiga 1. Teine kaatet B on B1 ja hüpotenuus on C1. Ja kõik need mõõdud, mis mul olid plaanil, korrutan 50-ga ja saangi kätte need maatüki mõõtmed tegelikkuses. Ja nüüd lähen ma juba siis ümbermõõdu ja pindala arvutamise juurde nende tegelike maatüki pikkustega. Kuna maatükk on kolmnurk, siis tema ümbermõõdu valem on siis kõikide külgede summa. Liidan need kokku ja saan kätte, et selle maatüki ümbermõõt tegelikkuses on 900 meetrit. Lähme edasi pindala juurde. Pindala on ka siis täisnurkse kolmnurga pindala valem. Pane tähele, et muidu on kolmnurga pindala, eks ole, A korda H, aga kuna meil on täisnurkses kolmnurgas ongi kõrguseks 1 kaatet, siis ma siin olen kohe kasutanud neid tähistusi, mis on minu ülesandes, eks ole. Ja indeksitega ka, sest et ma mõtlen siin valemist kasutada siis neid tegelikke suuruseid, mitte siis plaanimõõdu suuruseid. Nii et A1 korda B1 jagatud 2-ga ja kui ma selle ära arvutan, saan kätte, et selle maatüki pindala tegelikkuses on siis 33 750 ruutmeetrit. Nii, ja siin oleks hea kirjutada ka vastus välja, et 3. külje pikkus plaanil on 7,5 sentimeetrit ja siis tegelik ümbermõõt ja pindala. Nüüd on ülesanne lahendatud ja vaatame üle ka hindamise. Hindamise juhend näeb ette, et 1 punkt saadakse Pythagorase teoreemi kasutamise ja rakendamise eest, et tegelikult peab juba päris palju infot teadma ja oskama teha, et seda 1 punkti kätte saada. Järgmine punkt tuleb siis selle eest, kui sul on tehtud korrektne joonis koos andmetega, eks ole, et andmed peavad olema ka välja kirjutatud. Siis järgmise punkti saad sa selle eest, kui sa saad aru mõõtkavast, mis on siin kirjutatud siis suhtena, aga ma soovitan alati enda jaoks niimoodi ta välja kirjutada, sest siis saab ka hindaja aru, et sa mõistad seda mõõtkava. Järgmised 2 punkti saad sa siis, kui sa maatüki mõõtmed tegelikkuses leiad, ehk siis korrutad kõik 50-ga. Siis saad sa punkti, kui sa maatüki ümbermõõdu tegelikkuses leiad ja 2 punkti selle eest, kui sa leiad siis maatüki pindala tegelikkuses. Ja ongi kokku siis 8 punkti siin ülesandes võimalik saada. Ja jälle, et kui sa tunned, et tasandiliste kujundite ülesanded on sinu jaoks keerulised, siis tee endale selgeks need eelteadmised, sest mida kindlamalt sa tunned ennast nende eelteadmistega, seda paremini sul tuleb ka tegelikult ülesanne välja. Nii, aga harjutamine teeb meistriks, nii et mida rohkem sa harjutad, seda paremini sa oskad ja õige pea tulevad sul tasandiliste kujundite ülesanded kindlasti väga hästi välja.